Ehk et meie tänase pidu kogumisel on kohal enamus siis Saksa Land Rover klubi sünnipäeva tulijaid. Meil ei ole kohal Eerikut, kes jõuab õhtuks hiljem, aga meil on Lauri Vaimel olemas siin. Ja Lauri on meil nii tubli inimene, kes on pühendanud meeletu osa oma elust taastamaks Land Roveri tuletõrjeautot ja sellel puhul on meil kingitus talle, sest ta on väga tagasihoidlik inimene. Ja meil on talle ürituse särk. Selge, aitäh. No väga hea. Nüüd mul on teine Land Rover särk veel. Siin juba kirjas kõik õiged asjad. Ei, õiged asjad aadress on natuke vale, et siit tuleb ära võtta, et siis õige. Sest ta oli meil ilma ürituse särgita. No nüüd mul on. Aitäh. Lauri on jah meeletu töötend, kui te vaatate nagu neid pilte, mis on väljas meil Facebooki lehel, siis kõik on kodus hambaharjaga läikima löödud. Saime ühe lapse endale vahepeal juurde. Meid on nüüd palju siin, aga tegelikult on see seis, et nüüd lähme siin õigesse kohta siis. Saime siin Eesti gängiga, Eesti Land Roveri klubi sai siis siin jõusti kõik kokku ja nagu te nägite ja nüüd sõidame kõik pidulikult klubi presidendid ja asutajaliikmed eespool ja siis ülejäänud rahvas järgi kohale. Klubi president andis ka nänni, mida me peame jagama kohalikega, et siis sõbraks saada, et siis äkki saab juba seal järjekorras sõbraks. This is for your arms, this is important. Okay. And this is for the car. Put it out of here. Okay. You can do it later. Yes. To drive with the mama tour and into the track. Okay. Lastel ei ole need käed. This is important. And this is important. Okay. Thank you. Can you have a hand? Good morning to you, sir. Oh, Good morning. Tere hommikust. Tere hommik. Tere hommikust. Tere hommik. Tere hommikut. Tere hommik. Almest. Nii, oleme leidnud platsi, mis sobib ja seame ennast vaikselt sisse siin. Et selgus siis vahepeal ka, siin käisid ühed korraldajad jutu rääkimas, et see offroad rada, mis siin on, seal saab ükskõik millal minna, kui millal iganes huvi on, võib minna sõita seal. Aga siis on mingi mammutuur on, mis mina mõtlesin, et ongi nagu see, et nagu korraldatud siuke offroadi sõit. Aga tegelikult tuleb välja, et see on mingi orienteerimismäng. Aga probleem on selles, et see on saksa keeles. Ehk siis see on siuke mingi asi, millest me mitte midagi aru ei saa. Ja selle järgi saab siis kuidagi seal kuidagi sõita ja midagi teha, aga kuna ma oskan saksa keelest ainult nii palju, et tanke, bitte, kahve, vasse ja nein, milch on ka piim, et rohkem ma ei tea midagi, siis nendest ma kahjuks aru ei saa, et kui vist jääb tegemata ja siin on veel mingid QR-koodid ja värgid, ühesõnaga mingid ülesanded ja asjad on seal, et tuleb kuskil sõita midagi teha, ilmselt on see väga põnev värk, aga kahjuks kõik paberid on jah saksa keeles, nii et ei oska nagu midagi teha, aga võib-olla siin homseks on saksa keel suus, nii et mine see tea, homme on see üritus siis. Aga korraldajad andsid jah paksu pataka pabereid, kus on siis need tuuri asjad. Ma eeldan, et need on prügikotid, veel tuuri asju, kuna ma ei teada, mis on, siis ma ostsin kõigile ära kaart, siis selle platsi oma siin, excuse me, Land Roveri pliiats, paneme siia kohe üles pliiatsoidesse, siis siukene ürituse kleeps, Saksa 50. Land Roveri klubi sünnipäeva kleeps, siuke paberiverk, kuhu saab siis midagi kirjutada ja siis siukene äge silt, mille saab siis garaaži seina peale kruvida. Et päris lahe. Paneks selle auto peale ka, aga ma kardan, et lendab meil kiirtee peal minema. Kodus võib võika panna. Ja siis jälle veel üks komplekt neid orienteerumismängu pabereid, millega ma ei oska mitte midagi peale hakata. Võt, siuke värk. Aga nüüd on siis vaba kava ja chillime vaikselt ja vaatame, mis siin õhtupoole toimuma hakkab. Et siin on mingid telke, valgeid hästi palju püsti pandud, et ilmselt nendes hakkab mingi elu kuskil varsti pihta, et või noh, mitte varsti, aga mingi aeg. Vot, vaatame jooksvalt. Nii, mis mängida mängite? Unonit. Kuidas läheb?
hästi. Mina võitsin. Väga hea, tubli töö. Pliiats ja märkmik väga hea, mul on töö juures vaja. Kaugemale pole jõudnud. Kohe kirja panna kõik need osad, mis sul on vaja tellida. Kõrvalistuja oksekott olemas. Ja ühesõnaga tuleb paar õlut ära juua, siis rahvusvaheline keel tuleb rohkem suhu. Nüüd dekodeerisime lahti selle, mis see tähendab. See on tegelikult väga lihtne. Start on siit samas pargi väravast ja see näitab, et tuleb ristmik, tuleb minu vasakule 0 kilomeetrit sõitnud ja 0% rajast läbitud, eks ju. Kokku on see rada, ma võtsin teise raja ette, 103 kilomeetrit pikk, 103,6. Järgmine on 24 kilomeetri pärast tuleb sõita otse. 0,2 kilomeetri pärast tuleb ristmik, tuleb keerata paremale. Ja niimoodi tuleb see rada kõik läbi sõita, et selles mõttes päris huvitav värk. Kestab 2,5 tundi, 103 kilomeetrit. Ja siis on teine track, mis on algajatele, on 2 tundi ja 70 kilomeetrit. Et tegelikult päris lahe, et peaks nagu ise ka mingit taolist asja kuskil korraldama järgmistel üritustel, et kui tõsiselt igav on, siis siin ümberuskaudseid vaatamisväärsusi, muuseumeid ja asju vaadata. Just, et päris lahe. Sa seda muuseumi piletit ei ostnud? Ostsin. Ma ei tea, pole aimugi. Et registreerimisel sai pandud igale poole linnukesed ja kõik asjad ära ostetud. Nüüd tuleb mõelda, kuidas see mismoodi teha, et see homme on seal offroad pargis ka mingisugune sõit, aga kuidas see toimub või mismoodi, ma ei tea, aga auto peal on nüüd kleeps olemas, et võib minna. Vaatame natuke ringi, kell on 3, et äkki siin on juba midagi kedagi tulnud. Mingi vihje oli, et kuskil sealpool on üks Ineos veel, aga ei teadnud, kas see on nagu külastaja või keegi korraldaja, et vaatame. Seal on ka üks äge auto, sõidab seal. Läheb praegu, näete, praegu läheb, läks kuhugi. Indrek läheb luurele metsa sinna offroad raja peale. Seal olid mingid värgid, et kõrguse piirangud on kuskil raja peal, et kui saab kuskilt läbi pugeda, et minu auto ei natuke liiga kõrgeks telgi pärast. Aga Indrek läheb teinud luuret ja vaatab, siis äkki homme läheme Indrek autoga või läheme kõik koos või kuidagi moodi sinna uudistama. Jälle läheb. Et sealt poolt minnakse rajale ja sealt poolt tullakse siis metsast välja, kus need autod tulevad. Ma ei ütleks, et nad 2-2 kõrge või madalamad kui 2-2 on, et seal Defender paistab päris suure katuste kohvritega, et ma arvan, et me saame küll minna oma rajale. Aga Remi leidis mänguväljaku, nüüd tuleb natukene mängida. Oih, siin on ohtlik sild. I warned you. Nii, leidsingi selle teise Ineose ka üles. Tundub, et see on ikkagi mingi korraldaja või mingi muu värk, et see ei ole külastaja. Sest see Ineos seisab siin söögikoha kõrval parklas, seal. Võt. Et igav, peame veel otsima ja ootame, äkki tuleb sinna platsile veel keegi. Äkki kogu on nii ruusu. Hello. Oi. Vastu betooni, näite. Natuke marras küll. Arvan, et siia peaks plastri peale panema. Siit on nahk natuke katki. Panen plastri peale. Nii, selle koju sättasime müügipukasse, kus müüakse siis igasuguseid särke ja värke ja ma ei teagi, mis kõik võimalikke asju. Jooke, veits odavaid joogid on. 1,50 ja 2 on minu selle taga.
Siin saab ka mingid värk. Mis see maksavad? Hindamatud on need. Miks see hind ikka on, aga ma arvan, et see on täitsa mõistlik. Tass näiteks on 8 eurot seal paistab. Et täitsa lahe värk. Ma ei tea küll, mis need särgid kõik maksid, aga see keepekas maksis 4 eurot. Minu meelest see on nagu väga mõistlik hind. Aga ma sain eile natuke külma, et panin endale vetsu paberikõrva, et tuul ei puhuks rohkem sinna sisse. Nüüd on juba paar tundi olnud, nüüd on juba natukene tagasi tõmmata, on päris okei, aga nii, olemas. Nüüd teised teavad, millal mulle peab appi tulema ja millal on kõik hästi. Kui on no problem, see on kõik hästi, kui on big problem, siis on veits abi vaja. Sina ka? Mina ka. Ma vaatasin, kui kõik ostavad, ma ostan ka siis. Et on popkaupne. Ja see oli selline lugu, et läksin kohvi ostma, cappuccinot ostma. Ja ta ütles, et mul ei ole kruusi, et kui teil on oma kruus. Ma ütlesin, et aga mul on täitsa uus kruus, et ma annan kruusi. Andsin siis selle kruusi, mis ma ostsin. Laseb kohvi jooksma, kohvi juba ilusti sees ära, aga mitte midagi selle kohta ütleb, ma pean joogikaardi ostma, et seda lunastada. Ja siis ma hakkan raha pakkuma, et ma ei saa raha võtta, mõtlesin, mis mõttes ei saa. Et meil käib kõik joogikaardiga, et mine osta 20 eurone selline kaart ja siis siit iga kord võetakse mingi summa maha, ütleda, et kuni see 20 eurot täis saab. Et nüüd ma pean siis 20 euro eest jooma, mis on esenest, polegi 3 päeva peale mitte midagi. Küll me selle ära jõuame kasutada. Aga ürituse jaoks hästi välja mõeldud, et nagu mingi oma ürituse raha, et kassa on ühes kohas, ostetakse kokku, käid seal, tõmmatakse ainult riste, et ei ole nagu mingitki eraldi igas kohas rahaga majandamist. Ja nagu ma näen, siis kohvi maksis 1 euro ainult. Jah, 1 euro oli kohvi. Jälle täiesti mõistlik hind. Jah, et eks näis. Mis siin veel huvitavat tuleb? Tere, tulin just rajalt. Värk oli mudane või siuke savine, pigem savine. Ma ise väga palju ei sõitnud, ma lasin naisel sõita, sest et mulle väga suurt pinget ei pakkunud. Pärast sõitis poiss ka veel. Nii et siuke lasterada. Hind ei tea, salat on igatahes 5 eurot, aga 2 puhalo lihavorsti siis peaks tulema. Ja täpselt ei teagi, kas tuleb saia sisse või antakse lihtsalt näppu. Ootan huviga. Ma küll süüa ei taha veel, aga ootan ikka huviga. Meil on see häda, et tegelikult tahaks osta küll, aga meil on külmkapp mingid viinerid täis, mis tuleb ära grillida, muidu nad lihtsalt lähevad ise sealt kapist ära varsti. Et homme panustame sellele, aga selle mõttes on hea, et vaatame, mida siin Siim ees ostab ja siis me teame, kas tasub ise ka osta või mitte. Kui Siim homseks elus on, siis me tuleme ka homme siia järjekorda. Jah, see on hea mõte, et las teeme Siimu peal katsed järgi ja siis pärast vaatame, mis saab. Tehas toodab sulle siis 5-liitrise V8 bensiinimootoriga masina, aga kuna teatavasti sellised Defenderi toodeta, siis nad põhimõtteliselt ostavad vana masina, võtavad seal numbrid ja teevad sellest uue masina. Et vaatame, mis nii põnevat on meil. Ja näed, 2014 aasta masin on see meil. Palju see maksis? Oli vist 210 000 euri. Pole paha. Pole paha. Ei kui raha on, siis saab kõike. Jaa, absoluutselt. Näed, hind. 293 000, vabandust, eksisin koos käibemaksuga. 293 000. Nii, aga vaatame, vahepeal vist on Siimu piisanivorst valmis saanud. Nii, hot-dog käes. 9 euro eest sai siis 2 hot-dogi. Teeb tegelikult täitsa silmad ette Eesti hinnale. Ja eks ole näha, mis siin sees on. Kuum on, aga täitsa hea. Täitsa hea, mõnus liha ja oma. Ainult. See on see põlletaksus.
natuke ja, saab vastu läks. Vaadake ära. Mõtlesime, et teeks õhtuks midagi süüa, aga sai ostetud mingit külmutatud juurvilja. Et päris mõnus mõte tundus panni peal, grilli peal vokirooga teha. Et riisi siin ei ole, aga ongi juurviljade vokk ja kõrvale tulevad siis Poolast ostetud vorstid, grillvorstid ja Saksast ostetud kanatiivad. Lisaks on meil veel mingi peekonilaadne asjandus oli ka vist, et too tuleb ka panni või siia grilli peale visata, et kui see tuli väiksemaks sööb. Et eks näis, mis sest välja tuleb. Aga mis seal muud tuleb, kui üks korralik õhtusöök? Küll ta kõlbab, peab meeldima, nagu üteldakse. 12 või 10. 12. Aga tagapool. Tal on aste. Tal on koonusega sealt jastada. Ei, tal on aste ja seib on vaja panna üle aste. Muidu ei ole sellest efekti. Samas võib sinna siduda ka heinapaki pallinööri. Aga võib panna vooliku jupi, võib panna isoleeri. Ta koos selle välimise seibiga ilusti loksub. Selge, siis me vaatame tööriistakasti. Jah, sa pead selle mutri ära keerama, välimise seibi ära võtma ja midagi suuremat sinna puksi vastu panema. Selge. Ja siis uuesti seibi ja mutri taga. Ahah. Kohe selgub, kas leidub mõni õige varuosa. Ma juba siit kaugelt oma kullipilguga näen, et ei ole. Ei ole sobivat seibi. Ei ole sobivat seibi. Ja see on kõik, millega sa tulid nii kaugele reisile. Oota. Siuke valik. Ahah. Nii. See on ainult algus. Ei, siis ta paneb nüüd teise kaardipaki lauale. Rumpass. Oo, see on juba parem. Mis siit näed? No vaata. Kui see pooleks lõigata, Relakad pole kaasas. siis saab juba seibist. Kellel on relakas kaasas? Sul on kindlasti. No aitaks ka rauasaest, kui kellelgi oleks ja viitsiks No nükkida. selle Gerberi juures lihtsalt niimoodi.